Tervist Magicu huvilised. Räägin teile seepärast, et tuleb jälle pre-release Kills of Ravnica sett. 3 korda tagasi Ravnica juures. Tulemus on pre-release'id. Kuna uus set tuleb välja, siis seda tähistatakse spetsiaalse üritusega, kus saab esimest korda osta uusi kaarte. Kills of Ravnicas on jälle tagasi samad vanad gildi mehaanikad, mis olid ka varasemates 2 Ravnica setis. Seekordses setis on Iset, Dimir, Boros, Golgari ja Selesnya. Iset näiteks, mis mul käes on sinipunane gild, tegeleb instantitega, sorceritega, omadus on Jumpstart. Jumpstart võimaldab uuesti mängida oma spelle surnuaiast. Järgmiseks on näiteks Dimir. Dimir on selline sinimust gild, tegeleb mingite saladuste ja asjadega ja omadus on Surveil, mis lubab sul oma surnuaeda täita ja pakki manipuleerida. Hea, et enam mitte mill oli nõme ja mõttetu. Et jah, Dimir peaks seekord palju parem olema. Siis on veel näiteks Selesnya. Selesnya on rohevalge. Rohevalge tegeleb sellega, et sul on hästi palju loomi ja saad oma spelli odavalt mängida, kasutades uuesti tagasi tulevat convoke mehaanikat. Veel on näiteks Boros. Boros on väga kiire gild. Boros tahaks, et mäng oleks läbi ilmselt käiguks 5 või 6. See on agrovärk. Omadus on Mentor. Mentor tähendab seda, et su loomad rünnates jäävad suuremaks. Laia sõnastus. Siis midagi on veel. Golgari on ka. Golgari on selline rohemust. Neil on väga graveyardi põhine. Golgari tahab oma hästi palju loomi saada surnuaeda, et siis tema omadus Undergrowth töötaks hästi. Neid kõiki gildi pakke saate valida pre-release'il. Pre-release toimub, esimene pre-release on selline võistluslik, toimub reede õhtul, õigemini laupäeva hommikul, keskööö, ma ei tea, mis aeg on. Igases keskööl vast laupäeva hakkab esimene võistluslik pre-release. Seal saate kindlasti valida omale meelepärase gildi. Saate sellise paki, kus on sees 5 boosterit ja 1 gildi promokaart ja gildi booster ka. Ma äkki näitangi seda. Mis siin sees on? Mõtlesin pealt Iseti lahti, kuna polegi väga põhjust. Näete, siin on selline booster, kus on sees 1 promokaart, või on kuupäev peal, nagu ikka. Ja siis on väga palju muid kaarte. Tundub, et 3 on common'it ikka nagu tavaliselt. Minu pre-file oli päris normaalne. See on 1 loom, mis läheb suuremaks, kui mängid punaseid spelle. Et sellega võib ilmselt rahul olla, kuna see läheb kindlasti su pakki. Neid kõiki kaarte saab oma pakis mängida. Kõik on sinipunased siin, kuna ma võisin sinipunase praegult. See on üks maakaart ja 1 artifact, mis mõlemad annavad sinipunast maad, et sul maa töötaks. Ja kõik on sinipunased, mõnel on ka need gildi märgid siin teksti sees või teksti all või taga. Ja sellest peaks siis, et kui sa valid selle gildi, siis see gild, mida sa valid, sa ilmselt mängid ka seda. Kui ei mängi, siis sul on märke halvasti, kuna teistel on lihtsalt nii palju paremad pakid. Et põhimõtteliselt, et kui ma nüüd avasin selle, siis ma loodan ka, et mul nende sügenetes boostrites, mida ma praegu tavan, oleks ka need samad sinipunased kaardid. Põhimõtteliselt ma muid ei loodagi peale nende. Aga ma vaan need veel mõne hetke pärast, ma räägin veel, mis toimub. Ehk siis saate selle gildi paki. Laupäeval vaatame, kuidas meil jätkub neid gildi pakke. Võib-olla laupäeval enam nii väga valida ei saa. Laupäeval, mis hakkab pre-release 10 hommikul ja vaatame, kuidas meil on nende gildi pakkidega. Kui juhtub, et kõik tahavad samasuguseid, siis võib-olla loosime välja mõned nende populaarsemate gildidega.
kolmas pre-release on Tour de Giant. Tour de Giantiga saate kaasa tuua oma sõbra või sõbra, kellega oled kaua mänginud või siis just kellegi, kes pole kunagi varem mänginud. Et Tour de Giantis tavaliselt on nii, et mida targem su targem pea on, seda parem on tiim. Et vahet pole, et üks võib-olla väga ei oska isegi. Noh, ma tean hästi seda. Ja siis meil on veel nädal hiljem on meil ka Draft Weekend. Draft Weekendil saavad kõik osalejad sellise promokaardi. See draftid toimuvad järgmine kaupäev ja pühapäev ilmselt kell 12 ja 16. Tavaline draft, tavalised auhinnad, mis meil on ja lisaks saavad kõik osalejad siis siukse promo. Ma arvan, et meil peaks neid päris palju jagu. Lisaks saab alates järgmisest nädalast osta ka bokse või järgmise nädala lõpust, pole päris kindel. Ja boksiga saab kaasa siukse promokaardi, mida boostritest ei saa, saab ainult siis, kui sa ostadki selle boksi. Eelmise boksi promo oli väga hea, see on vist veidikene halvem, aga äkki näeb mängu kuidagi moodi, ma ei kujuta ette. Siis kunagi, ma täpselt ei tea millal, on tulemas, või see vist oli ära juba, Store Championship. Igastahes Store Championship vist toimus juba, sellest ma siis ei räägi. Siis on meil tulemas kolmapäeviti liiga. Liiga saate osta 3 boostrit ja iga nädal ühe lisaboostriga täiendada oma pakki. Ja kõik osalejad saavad siis siukse promokaardi nagu Necrotic Wound, mis on ilmselt päris korralik kaart, et ilmselt tasub olla. Lisaks on meil tulemas FNM-id. Järgmised 3 kuud umbes saavad siis mängijad juhuslikkuse alusel ühe nendest 3 kaardist, kui nad tulevad draftima. Draftid on ikka nagu tavaliselt reede õhtuti kell 6. Ja siis jah, ma ehitan nüüd selle paki ja räägin millest peaks paki ehitamisel silmas pidama. Et ma tean, et paljud on uued mängijad või võib-olla läheb neil valesti. Et ma avan need boostrid ka nüüd, ülejäänud boostrid. Kuna minu õnn on selline nagu ta on, siis ma avasin muidugi mõista Halvareeri. Halvareeri selles mõttes, et ehkki ta on väga hea kaart, siis ta ei lähe minu sinipunasest valitud kildi, mida ma ilmselt tahaksin mängida. Küll aga on siin mõned muud üksikud. Ma ei tea, kuidas meil hoidma peaks, väga imelik. Sellist kaardid tulid ka. Kokku siis 4 sinist või punast kaarti, mis on ilmselt veidikene alla keskmise ja tahaks veidike paremini. Aga vaatame, kas toob järgmine booster paremini. Siin on juba 5 sinist või punast kaarti. Avasin ka siukse reeri, mis on ilmselt veidikene halb, aga võib-olla läheb vahelpakki. See on küll Timiri nii-öelda V-märgiga, aga Timiri kaarti saab mängida ka isetis, mida mina valisin. Ja kahju, et niimoodi läks jälle. Aga see on minu avamised ka, mida ei pea keegi imestama. Nii, nüüd ma avasin ühe kõige halvema kaardi, mis setis on. Nii et näete, et kui mina neid avan, siis teie peab neid avama. Mis on väga hea, et teil on tulemas head pakid ilmselt, kuna mina avan seda kõik halva eest ära. Jällegi andsi 4 sinipunast kaarti, mis on jällegi alla keskmise, tahaks paremini. Ja nüüd ma avasin selle rahakaardi. Neid saab, see vist peaks olema üks paremaid kaarte, mis avada. Must hävitus hävitab ükskõik mille ära. Ilmselt näeb standardis, modernis, ma ei tea, kus iganes mängu. Et see on üks kaart, mida tahad avada. Kui te selle avate, siis pange ilmselt see kiledesse. Ma panin see kilet valmis, et näidata, et meil on palju Dragonsiirde, mida saate osta selle turniiri ajal. Kui pakk on kiles, siis ta seeglib paremini, on parem segada.
nii edasi. Et seda saate lihtsalt osta. Aga pakist rääkides, siis ma sain ainult 5 kaarti. Et ükskord võiks olla ka mingi 7 näiteks. Nii, ja 1 booster on järgi. Avasin ka ühe mütiku. See on nüüd punavalge küll. See on ilmselt nii vägev kaart, et sa peaksid seda splashima. Splashima tähendab seda, et sa mängid mõnda üksikut väga tugevat kaarti väljas mis on väljaspool sinu värvidest. Et jah, seega võib nagu rahul olla. Kuna see peaks olema väga pomm. Sinipunast oli jällegi ainult mingi 4 kaarti. Aga kui me seda võimsat kaarti oleme ka, siis peaks enam-vähem rahul jääma. Jah, nüüd ma ehitan paki valmis ja siis paneme veits pausi peale ja siis kohe olen tagasi. Jõudsime paki ehitamisega siis ühel poole. Nagu näete, siis mina lugesin neid kaarte ja saan aru, et mul väga hea pakk välja ei tulnud. Seepärast, et ma oleksin ilmselt mänginud mingeid muud värve, kui ma poleks seda Guildi boostrit saanud. Aga muude värvidega ei tulnud kokku pakk. Sest et oli lihtsalt liiga vähe kaarte, ehkki kvaliteet oli võib-olla veidike parem. Panin siis ikka oma sinipunase kokku ja splashisin 3 kaarti, Legion Guildmage'i, Luminous Bronze'i ja Aureliat. Kuna ma Aureliat tahtsin niikuinii splashida, siis need teised 2 kaarti olid lihtsalt nagu nii-öelda kohatäide. Mõlemad peaksid olema suhteliselt head. Eks ole, see kaart siis on hilismängus tundub suht võitmatu. See 3 tämmi näkku või siis täpp on väga kasulik kõik. See on lihtsalt removal, nagu ta on olnud juba ma ei tea mitmes setis. Et removaliga oli niikuinii veidike halvasti ja see vähemalt täitis selle tühimiku. Ja siis Aurelia on lihtsalt tundub mingi kõige võimsam kaart, mis kunagi tehtud umbes. Et kui ma selle lauda saaksin, siis ma ilmselt väga ei kaotaks. Ja kasutasin ka võimalikult palju instanteid sorcereid, aga neid lihtsalt ei olnud väga palju puuris. Instanteid sorcereid on vaja paari üksiku kaardi jaoks, näiteks need. Ja vist ongi suht kõik, sest et ma kattisin enam-vähem kõik asjad ära, mis nagu töötasin väga hästi. See töötab instantiga hästi ja tegelikult see on väga võimas kaart, kui on palju instanteid, aga ta on mängitav ilmselt ka siis, kui sul on neid vähe. Mõned asjad, mis mul välja jäid, on siis väga palju okeisid valgeid kaarte. Aga kuna ma tahtsin valge splashid jätta veidike väikseks, siis ma ei hakanud need panema. Ehkki kui oleks kõiki värve võrdselt, siis ma ilmselt oleksin neid mänginud. Siis on mingisugused muud värvid, mida ma väga ei kaalunud. Muidugi mõista rohemusti multiga kaart oli 6 tükki, mis on kõik mingil määral mängitavad või isegi head. Ja rohelised ka. Lisaks olid veel, mulle tundub, et need roketid väga head ei ole. Ja neid ma ei hakanud mängima ka. Ehkki mul vist oli need 2 tükki siin, ei 1 oli. Ja. Siis oli Guildgate, mul juba panen niikuinii juba 3 Guildgate'i pakki tundub. Kuna 2 on splashi pärast ja kuna ma pean mängima ka mõnda Brainsi, siis ilmselt sellised Guildgate ikkagi on väärt seda. Aga ma liiga palju ei taha ka panna. Siis on mõned asjad, mis seed välja. Peamiselt siis väiksemad roomad, kuna siirt tavaliselt on veidikene aeglasem kui draft, siis peaks keskenduma veidikene hilisele mängule. Ilmselt need kõik 3 või 4 on mingites heades drafti pakkides tunduvad paremad kui mõned muud valikud mu pakis, aga ma hetkel jätsin need kiired roomad välja. Siis see instant, mulle tundus, et mul pole piisavalt häid spelle, et seda mängida ja seetõttu see ka välja. Ja mõned sideboardi omad, mis võib-olla võtan sisse, kui mängin kiire pakiga. 2-5 peaks olema väga raske, et mööda saada. Ja lisaks mingisugused väga keskpärased sorcerid instantid, mis on
lihtsalt kaardi ebaedu kõik. Jah, et selline pakk. Ma ei eelda väga sellelt pakilt midagi, aga vähemalt see on Aurelia ja äkki see võidaks mulle mõned mängud. Jah, vist ongi kõik. Ei ole, tegelikult ei ole kõik. Üks asi on veel, et soovitan seda, et alati jälgige oma kurvi, kui te eitate pakke. Kurv tähendab seda, et kuidas need manakostid jooksevad. Kurv võiks olla umbes niimoodi. Mitte, et sul on 10 kahevanast rooma ja siis 10 7-vanast rooma. See ei lähe kohe mitte, on ju. Et sa peaksid saama igal mänguetapil mängida midagi. Põhiliselt siis niimoodi 3., 4., 5. käik. Ja lisaks on meil siuke asi tuli ka. See asi läheb siis laupäevase pre-võitjaga. Pärast 5 või 6 raundi. Ja tundub siuke nagu mingi oss või midagi, ma ei tea, klaasist või plastikust tehtud, aga näeb äge välja vähemalt. Nüüd näeb. Jah, tundub huvitav, mul oli väga huvitav mängida või mitte mängida, ehitada seda. Et pre-release'id ongi siuksed, et eriti kui ma pole väga palju neid uusi kaarte lugenud. Et soovitan kindlasti kohale tulla ja mängida ja lõbutseda.